Mina olen Toomas Rooleg ja me Anna-Karoliini, kes pärast mind räägib, justkui tegime mingisuguse tööjaotuse, et üks meist on siis halb politseinik, ta on hea politseinik ja te peate pärast arvama ära, kumb oli kumb, sest et ei ole veel midagi garanteeritud. Aga väga praktilise poole pealt on mina püüan natuke korra koos väikse sellise filosofeerimise teha, mis võiks küsimuse püstitada, mis on moderaatori roll ja miks on oluline. Ja ma siis otsapidi loodan, et Anna konstruktiivselt viib selle kuskile praktiliste soovitusteni välja. Ehk siis päästab minu välja. Vot. Aga olles seda öelnud, ma pean tunnistama, et mul on rõõm siin olla. Mul on ka rõõm siin olla selle tõttu, et ma olen näpu andnud otsapidi just selle arvamuslaborile, et natuke aidata selle arvamusfestivali korraldajad ja moderaatoreid selles raskes töös. Ja üks põhjusi, miks ma seda teen, on see, et ma arvan, et kõik need aastad arvamusfestivali ehitamist võib-olla lähiaastatel ongi kõige olulisem aeg sellise ürituse ja selle formaadi ja platvormi jaoks. Ja siis mul on rõõm, et te kõik olete korraldamas arutelusid või osalemas nendes ilmselt viimasel arvamusfestivalil, mis on võimalik pidada ilma selleta, et oleks Kanadaga telesild. Võib-olla see võiks olla esimene arvamusfestival, kus võiks olla Soomega telesild. See võiks olla tegelikult hea mõte. Ja täiesti ei ole üldse välistatud, et kes siis modereerima hakkavad ja aruteludes osalema, siis me saame esimese arvamusfestivali, kus osad inimesed tulevad ühe rinnamärgiga ja teised teise rinnamärgiga ja hakkavad hoolikalt vaatama, kummal on kumbeks. Ei taha üldse hirmutada, tegelikult ei tahtnud ka väga nalja teha selle üle, aga lihtsalt öelda, et see on see reaalsus, et meie ühiskond on hetkel jõudnud sinna, kus me oleme saanud teineteist päris korralikult närvi aetud ja polariseeritud ja kümmekond aastat küpsenud konflikt on nüüd välja paistunud, eks ju. Mis see tähendab arvamusfestival ja teie jaoks ja meie jaoks? Ma arvan, tähendab seda, et sellel kõigi ühist osana, kõigi ees füüsilisel arutelul võiks olla üks lisaülesanne lisaks teie ülesannetele, teie eesmärkide võiks olla üks ülesanne näidata, et isegi siis, kui meil Facebookis käis ilus möll, me suudame seal Paides kokku tulla ja tegelikult ikkagi normaalseid asju arutada. Ja kui see õnnestub see aasta, ma usun, et see õnnestub, on see päris kõva sõna. Ja öelda seda, et see, et Facebookis käib mingi trollimine, ei tähenda, et reaalses elus me ei saaks siin riigis asju arutada. Ma usun, et see on võimalik ja ma usun, et see on vajalik, sest et just siin samas laual rääksime, ega Facebook ja mis tahes online platvorm päriselt ei ole hea koht suure eriarvamuse lahendamiseks. See ikka juhtub näost näkku ja füüsiliselt, juhtub MTÜ-des, juhtub korteriühistutes ja nüüd tänu teile ka arvamusfestivali ajal Paides. See on siis selline natuke suur kontekst, milles me siin toimetame, vähemalt minu arvates. Ja minu üleskutse teile on mõelda nii, et just nüüd sellel ajal oleks vaja, et see inimene, kes selle arutelu koha peal, selle füüsilise osa, selle jäämäe tipust ellu viib, ehk siis moderaator, võiks teie tiimis olla kohe varsti nüüd. Kui ta juba ei ole, siis te võiksite kohe hakata mõtlema eesmärgi lisaks ka sellele, kes saab olema see, kes nüüd koha peal selle füüsilise reaalse arutelu ellu viib. Ja et argumenteerida oma seisukohti, et põhjendada, miks ma arvan, et see on kohe praegu vajalik on. Tahan ma teile veidi pakkuda ühte dilemmat, millega mina moderaatorina olen umbes 15 aastat iga kord kokku puutunud, kui keegi kutsub mind arutelu modelleerima. Ühtlasi see on ka antireklaam, et te saate ära, ärge kutsugi mind muidu, ma te ei kujuta ette, milles jamased te satute. Ehk siis, mõelge muga korraks kaasa. Kõik kujutavad ette, et moderaator on nüüd see inimene, kes tuleb ette, ütleb tere, täna on meil see arutelu, siin on kõnelejad, te olete kõnelejad, aga tema on siis selle arutelu mingis mõttes nägi. Nüüd mu küsimus teile on see, kuidas ta arvate, kellele peaks moderaator olema lojaalne, siis kelle huvides ta seal laval päeva lõpuks peaks olema? Teate seda tsitaati, et igal probleemil on olemas üks lihtne, selge, elegantne ja täiesti vale lahendus, eks ju. Seega õige lahendus muidugi alati sõltub olukorrast. Aga mõelge korra kaasa, kui peaks valima. Kellele võiks üks arutelu moderaator olla lojaalne? Ta võiks olla lojaalne teile kui tellijale, eks ju? Loogiline, te ju kõigite mu pardale, teil on eesmärk, aita meid ellu viia, ma ütlesin jah, ma olen teile lojaalne. Loogiline. Siis ma võiksin olla lojaalne tegelikult sellele missioonile, mis teie organisatsioonil on, eks ju. Sõltumata sellest, et me võib-olla omavahel vahepeal natuke oleme eriarvamusel, näiteks ma tulen kaasa omal ajal Sina Mina Perekeskusega, et aidata arutada teemat, miks mitte karistada füüsiliselt lapsi, eks ole. Ma tahan selle teemale kaasa panna, seega mis tahes kuus aruteluga ei lähe, ma jään lojaalseks selle missioonile, mis Sina Mina Perekeskusel toona oli ja praegu siiamaani on. Siis ma võiksin olla lojaalne iseenda põhimõtetele.
olete ju nõus, et see ei jää ka kuhugi ära, mul on valik alati olla lojaalne selle, mida mina õigeks pean. Ja lõpus, kui te enam ei saa mitte midagi mulle ka teha, mikrofon on minu käes, siis üks variant on see, et ma lähen sinna, kus mina tahan minna, mis on minu arvates õige. Martin ka mainis selle peale, mingil hetkel moderaator peabki selle hüppe tegema ja subjektiivse hüppe ütlema, et ma usun, et siin on põremoni vajalikum minna sinna. Ja kolmas variant, ma võiks olla lojaalne või tegutseda nende inimeste huvides, kes sellele konkreetsele arutelule tulid ja tahavad teineteist kuulata või tühjaks rääkida või vahemeelt väljendada. Ma võin ju tegelikult teha teatud valiku ja anda neile võimalus välja elada, mille pärast nad sinna Paidesse tulid. Kas kõlas loogiliselt? Eks ju? Nüüd provokatsioon, aga hästi kiirelt, minut aega, lihtsalt, et oma mõtteid korraks põrgatada, minut teile laudkondadesse, kui te peaks valima nende kõige 4 vahel. Mis on teie arvates moderaatori puhul kõige olulisem? Kui te peaks valima, kui see kriisiolukordus peab valima? Minut aega, minuti pärast ma küsin, kuhu te olete jõudnud. No nii kurb ei ole see minut säinud täis. Ja tõesti vabandus, et ma nii järsult teid katkestan, eks ma rohkem tahtsin intrigeerida kui lahendusteni jõuda, aga vaatame korraks ära, et juhul kui te see kätte tõstmine, mida ma praegu teid korraks palun on rangelt vabatahtlik, sest see küsimus on meelega veidi polariseeriv, eks ju, aga kui te peaks nende 4 vahel valima, kes siis ütleks, et päeva lõpuks, kui kõik muu veelib, peaks moderaator olema tegutsema ikkagi oma tellija ehk siis arutelu korraldaja huvides, andke käega märku. Arvo on kätt olnud. Tänan teid. Ma ei ütle pärast, üks neist on õige ja vale, eks ju, ärge kartke seda. Kes ütlevad, et ma peaks olema päeva lõpuks, kui muu kõik feilib, selle arutelu teema, selle missiooni huvides tegutseja. Opa, vägagi paljud käed, selge. Ma saan aru, et loogiline. Nüüd, kui paljud ütlevad, et päeva lõpuks moderaator tegelikult inimesena peab jääma tõuks oma põhimõtetele. Okei, 4-5 kätt, rohkem, väga okei. Ja kui paljud peaks olema lojaalne osalejatele, nendele, kes tulid seda arutelu kuulama? Assa varan, neid käsi on ka. Mingi normaaljaotus tuli, ma tänan teid, see tähendab, et küsimus ei olnud päris tühja koha peal jaotatud. Nüüd siis õiget vastust ei tule, aga ma ütlen teile, miks minu arvates, miks mina olen alati püüdnud moderaatorile tulla mängu võimalikult vara. Sellepärast ma väidan, et me peame koos leidma korraldajad, moderaator, tulevased kõnelejad, eks ole, arvamusfestivali meeskond, mingisuguse kompromissi tasakaalu nende vahel, eks ju. Väga lihtsalt öeldes, meil on ilmselgelt vaja, et see põhjus, mis te olete võtnud selle suure töö, mis teil ees seisab ette, see võiks olema rahuldatud. Loogiline on see, et moderaator aitab teil saavutada seda eesmärki ja teeb teiega koostööd, eks ju. Kui see kukub läbi, siis on mingi tõsine töine jama juhtud. Aga selleks on vaja aega, see ei juhtu üleöö. Te ei saa mind tunda meediapildist ja vaadata, et telekaekraanil saatejuhina ma olen kõva tegija ja nüüd äkitselt ma olen teie huvides tegutseja. See usaldus võike ehitada päevaga, eks ju. Ma võiks olla lojaalne teie missioonile, eks ju. Aga selle jaoks päriselt moderaatori ma pean aru saama sügavuti teie visioonist ja missioonist ja see ka ei juhtu ühe briefingu käigus. See juhtubki mitmete arutelude käigus, selle jaoks oleks vaja alustada teineteise tundmaõppimist varakult. Ja kolmandaks, ma peaks olema truuks minu enda põhimõtetel, eks ju, mitmed nõustusid, et see oleks ju okei. Aga võib-olla oleks hea, et te siis teaksite minu põhimõtteid. Eks ju, kui te mind juba tellite ja te teate, et oma põhimõtted ma jään truuks, ma arvan teie huvides anda meile mõlemal aega tundma teineteist õppida. Ja neljaks on see, kõige põnevam asi, et olla osaleja huvides tegutseda. Selleks, et tegutseda osalejate huvides, peab mul olema selles arutelus ruumi, lõtku. See ei tohi olla täis pikitud mingit ilusat põnevat telesaadet, kus inimene on tarbija rolli asetatud. Või mul peab olema teie usaldus, et lahti lasta kogu kontseptsioonis, mis meil on ja vaadata, et praegu meil on siin hetk, kus 2 osapoolt tahavad teineteisele karjuda ja kui me võtame pool tundi maha sellest ja unustame selle algse agenda ära, siis me suudame neid inimesi siin ja praegu lepitada, vähemalt mingi kompromissi. Ja see võiks olla teie organisatsiooni missiooni jaoks väga väärtuslik, eks ju. Ja võib-olla te tahate, et mina moderaatorina sellise valiku teeks laval. Aga selleks, pagan, mina pean teid tundma väga palju, et aru saada, kuidas teile mitte viga teha teie organisatsioonile ja missioonile. Ja mul on vaja tunda, et mind usaldatakse selle töös. Seega mu sõnum selline, ma ei tea, kas ta tuli nüüd inspireerib või hirmutab välja, eks. Aga point on selleks, et see on moderaator võiks, kui te ise olete moderaator, seda enam päriselt väga hea viis, kuidas see viimane saba veel eriti väärtuslikuks teha ja kogu selle töö realiseerida. Ja see kõik tingimata juhtub, kui te annate nii-öelda
tiimile, Arvamusfestivali kuraatorile ja moderaatorile ühist aega, et see kõik juhtuks. Ja kuna ma olen palju häid arutelusid Eestis näinud ja näen veel, siis ma olen üsna kindel, et see kõik juhtub. Vot, tänan teid!